Ruuduks nimetatakse võrdsete külgede ja nurkadega nelinurka. Kõik ruudunurgad on täisnurgad. Kui me venitaks ruudu kahte külge pikemaks ühest nurgast, siis veniksid teised küljed täpselt sama palju, sest ruuduküljed on võrdse pikkusega. Ruudu ümbermõõtu saame arvutada, kui korrutame külje pikkuse 4-ga. Võime ümbermõõdu arvutamist visualiseerida, pannes kõik küljed ühte ritta nii, et saame ühe lõigu. Ehk põhimõtteliselt liidame kõik külgede pikkused kokku. Selle lõigu pikkus on võrdne ümbermõõduga. Kuna ükshaaval külgede pikkuste kokkuliitmine on tülikas ja kõik küljed on võrdse pikkusega, siis lihtsam on ümbermõõtu arvutada korrutades. Kuna me teame, et ühe külje pikkus on 3 cm, siis peame 3 cm korrutama 4-ga. Arvutades läbi saame antud ruudu ümbermõõdu pikkuseks 12 cm. Pindalaga saame arvutada, kui võtame külje pikkuse ruutu. Vaatame seda värviliste ruutudega suurt ruutu. See meenutab natuke Rubiku kuubiku ühte külge. Näeme, et ruut on jagatud 9 võrdseks väiksemaks ruuduks. Olgu üks ruut üks pindalaühik. Pindala arvutamiseks võtame ruudu alumisel küljel asetsevate ruutude arvu, neid on 3 tükki, ja korrutame need ruudu paremal küljel olevate ruutude arvuga, mida on samuti 3 tükki. 3 × 3 on 9, nii et ruudu pindalaks saame 9 pindalaühikut. Seega, kui ruudu külje pikkus on 3 cm, siis pindala on 3 × 3 ehk 9 cm. Ruudu diagonaal on sirglõik, mis ühendab kahte ruudu vastastikust nurka, ja selle pikkuse saame arvutada, kui korrutame külje pikkuse ruutjuur 2-ga. See valem on tuletatud Pythagorase valemist, sest diagonaal jaotab ruudu 2 võrdseks täisnurkseks kolmnurgaks. Seega, arvutades läbi 3 cm korda ruutjuur 2, saame tulemuseks umbes 4,24 cm.